Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja kevad on ikka selline kiire aiatööde tegemise aeg, ka minul see vlog tuleb enamuses vist aiateemaline, aga ka paar meisterdust. Aga ma tahtsin näidata, et ma ammu juba tahtsin oma laeda kobarhüatsinti, see on selline mõnus vana taluaia lill, mulle ta hullult meeldib, vaadake kui ilus ta on, sellised mõnusad kobarad. Ja lõpuks ma ta omale sain, et istutasin ta ma sinna nurmenukkude ja priimulate vahele. Loodan, et ta paljune puhtralt ja seda tavaliselt teeb, nii et varsti on mul äkki seal neid mõnusaid kobaraid juba palju. Ja siis ma näitan paar kiiret kaadrit, kui ma käisin Läti Valga turul, need on telefoniga filmitud, ma ei hakanud sinna kaamerat kaasa võtma. Hästi mõnus soe ilm oli ja seal keskväljakul õitsevad, seal on vist mingi 4-5 puud, on sellised mõnusad roosakesed, ma arvan, et need on mandlipuud, aga ma kindel ei ole. Ja turu peal oli mega palju lilli juba, et ma siin vaatasin neid ampleid, mõned amplid olid ainult 10 eurot, et oleks võinud täitsa osta, ostsin sealt need paprikataimed ja siis ma ostsin ka surnuja jaoks mõned lilled, aga muid lilli ma hetkel ega midagi muud veel ei ole ostnud. Plaanin siin minna see nädalavahetus Läti laada peale ja siis võib-olla näitan ka sealt natukene mõne klippi, aga seda lille ma tahtsin küll vaadata, selle nimi oli väidetavalt kassisaba, tõlkes niimoodi ma sain aru, hästi-hästi mõnus pehme. Aga siin on mõned kaadrid siis aprilli esimestel päevadel, kui ma hakkasin istutama oma tomateid kasvuhoones ära, sest ma mõtlesin, et mida ma neid hoian seal nendest topsidest, nad on mul nagu nii kogu aeg seal kasvuhoones, et nad on nagu väga harjunud juba nende jahedate ilmadega. Mul on alati ööseks pandud ka sellised topsikesed peale, ka siis mingi kanistri, ära lõigatud kanistrid või siis mingid sellised läbipaistvad ämbrid. Ja nad on väga edukalt hakkama saanud, et hetkeseis minu kasvuhoones on siis selline, mis on tegelikult juba päris roheline. Ma saan siit juba redist ja peterselli ja salatit ja varsti ka tilli, aga paljud taimed ootavad siin avamaale istutamist ka. Ma siin teen väikse tuuri, mis siin on. Siin ääre peal ongi kõigepealt siis need paprikad, mis ma ostsin punased. Salatid on pandud sinna potti. Paprikaid võib-olla ostan juurdegi nüüd laada peal, kui ma loodan. Siin on sidrunmeliss, siin on lehtkapsas ehk kale, on punane scarlet ja siis üks roheline sort, mis ootab ka avamaale istutamist. Paprikad või see basiilik tuli see aasta hästi aeglaselt üles ja siin on pandud hernes puhtalt võrsete jaoks, neid ma söön. Siin on suvikõrvitsad hakkavad vaikselt idanema. Siin on mul pandud kõik kurgid. On nii avamakurki kui kasvuhoonekurki. Siin on pandud pottidesse sinniaid ja daaliaid. Aga huvitav, et need tigudele meeldivad need sinniad. Aga siis ma panin need potid mujale ja jäid ellu. Siin on suvedaalijad seemnest pandud. Siin on varsseller. Siin on tomatitaimed, mis mul järgi jäid. Viin emale. Siin on kõrvitsalised. Ma panin igasse potti mitu seemet, et siis kas tuleb üles või tule. Ja siin nendes pottides on valged päevalilled. Pakis oli täpselt 10 seemet, nii et 10 potikest. Siin on veel suvikõrvitsad. Ka idanevad. Siin on ka tomatid, mis osad jäid järgi. Ma panin pottidesse, vaatan, mis nendest saab. Siin on paua vist ostetud beebitaimed, suvelilled, vaikselt kosuvad. Lillehernes ja salat. Salatid on need erinevad, siin on munkalill ja redis, mida ma juba siis söön, mis on väga hästi mõnus ja krõmps ja selline magusapoolne, nii et ma olen teda siin korralikult kastnud, sest redis ju tahab palju kastmist, et ta ei läheks selliseks puiseks ja talle meeldivad need jahedad ööd hirmsasti. Mul on tunne,
et ma juba vist märtsi lõpus külvasin need redised siia ja panin need nagu katsin kinni, nii et nad on ilusti kasvanud ja siin on lehtpeet, juba idaneb, näeb vaikselt. Ja siis selle tomatitaime ma ostsin ühelt laadalt, kui ma arvan, et see oli Nuias, et mingi kevadlaad, sellel olid juba väiksed tomatid ka küljes. See suuremaks ei kasvagi, ongi selline potitomat. Panin talle väiksed toed ka külge, nii et varsti saab proovida. Ja see on siis Rooma madar, see on ise tulnud sinna kasvuhoonesse, selle ma hoian alles, see on selline mõnus ravimtaim, sellest on hea teha nagu mingit jooki või midagi, mis turgutab sinu organismi, puhastab lümfe. Ja malts on alati, mida ma ei viska ära, vaid söön ära, et nii kui väike maltsabeebi tuleb, ma kohe selle krõmsutan ära. Ja siin on peiulilled. Üks hommik olid maasikatel nii ilusad terad, nagu pärlid küljes, kui oli kastene hommik. Ja see, kes on näinud minu esimest väikest minikasvuhoonet, mis ma kunagi akendist tegin, siis see on ka veel elus. Ja siin on ka, mul alguses need lillepotid siin kõik, et lilli ma hoidsin siin ja söödavat kraami teises suures kasvuhoones. Aga siis tulid siia nagu sipelgad, hakkasid nii väga tüütama ja need teod ka sõitsin neid tsinjaid, neile hullult meeldisid ja siis ma viisingi nad suurde kasvuhoonesse. Et ma ei tea, kas mul ühtegi võõrliiki veel tigudest ma pole märganud, ei tohiks olla. Siin on saialilled, mis ma olen juba nüüd avamaale istutanud ja mungalilledest ma olen ka juba. Need on need, mis järgi jäid ja mõtlen, kuhu neid veel istutada. Siin see Rooma, mis ma tegin selle kaare, siia ma istutasin osad mungalilled. Et siin on nad ilusti kasvanud ja teise kasti panin ka saialilli. Ja nüüd otsin veel mõnda kohta. Aga siis ma näitan, kuidas ma tegin seda munakoore pulbrit, sest kui ma tomatid ära istutasin, siis ma panin igasse auku munakoore pulbrit ja hobuse sõnnikut. Ja munakoor tuleb kindlasti ära jahvatada, et ei ole mõtet teda lihtsalt näppude vahel pudistada. Ma olen 1 aasta niimoodi teinud ja siis ma hiljem lugesin, et sellest ei ole mingit kasu, vähemalt mitte sel aastal. Et sa võid küll seda munakoort pudistada, aga see, kuna ta ükskord laguneb, see võtab aega, nii et see taim kindlasti samal aastal sellest munakoorest kasu ei saa. Aga mõnel järgmisel aastal saab, aga kui sa tahad kohe seda taime toetada, siis tuleb see munakoor hästi ära jahvatada ikka võimalikult pulbriks. Ja siis on suurem tõenäosus, et siit ka midagi kasu saab. Munakoori ma ikkagi ära kunagi ei viska ja hoian selles kastis jälle, vajutan jälle neid allapoole, et saaks jälle uusi peale panna. Ja siin on siis põhimõtteliselt poole aasta munakoored, mis me oleme tarbinud. Ja need ma siis pooled sain ära jahvatada, sain sellise suure purgitäie ja enamus sellest purgist läks mul ka tomatite istutamise kasvuhoonesse ära, nii et ma saan jätta veel suvikõrvitsatele meeldib kindlasti kaltsium ja veel mitmetele taimedele panna tavalistele kõrvitsatele ka. Et siis tuleb ehk parem saak. Et kindlasti ärge visake oma toori lihtsalt komposti hunnikusse, vaid jätke ka pulbri jaoks. Võib visata ikka komposti rikastamiseks, aga jätke ka pulbri jaoks kohe istutamise jaoks. Mul on selleks jäetud üks vana varu blender, millega ma enam muud ei tee, vaid ainult teengi selliseid asju nagu midagi on veel aeg-ajalt sellist jahvatada peale munakoorte, mida ma ei taha enam toidublenderis teha, nii et selline mõte veel. Ja sibulat ma panin maha ma arvan, 4-5 päeva tagasi, kui oli ka üks ilus päikseline ilm. Mul on see aasta 3 erinevat sorti, on punane, valge ja kollane. Punast oli kõige vähem, aga see suur peenar, ma arvan, et äkki on 2,5 korda 2,5 meetrit või midagi sellist. Et see kõik sai ainult sibula alla siis, et eelmine aasta mul oli sibulat poole vähem. Ja see aasta ma mõtlesingi, et ma panen ikkagi oluliselt rohkem, et tahaks seda rohkem saada. Meil sibulat süüakse päris palju. Toidu sees küll toorelt me teda ei taha väga.
aga toidu niimoodi küpsetatult toidu sees läheb väga hästi. Ja mõned olidki nendel sibulatel juba rohelised otsad väljas, nii et ma loodan, et nendega kaua ei lähe. Ma igaks juhuks panen need alati maikuus loori alla ja siis, kui juba näen, et on rohelised otsad väljas, siis ja ilmad on soojemad, siis alles võtan loori pealt ära. Et sibul ei taha väga külma saada, siis ta hakkab ainult pealset kasvatama ja alumist osa ei kasvata, nii et ma olen nagu vanarahva tarkusest küll kuulnud, et sibul tuleb panna siis maha, kui sirel õitseb, aga meil on sirelitel juba väga suured pungad, nii et ma arvan, et väga palju aega ei olegi puudu, kui selle sirel õitsema hakkab. Ja toomingas õitseb meil juba nagunii, nii et kartul on mul ka veel vaja maha panna. Mul tegelikult ei olnud seda mõtetki, et kartult panna, aga noh, nagu ikka sain jälle varajast kartult mõne ja pean selle ikkagi maha panema. Siin mul kass näitab oma ilunumbreid, talle meeldib hirmsasti ronida katuste peal, ma ei tea, miks ta on nii uudishimulik, et ta kuskil garaaži katuse tipus ronib, see on tal täiesti igapäevane asi. Ju on teine vaade sealt ja parem vaade või huvitav või ma ei tea, mis seal teistmoodi on, aga see talle meeldib, jah. Aga noh, juhtus nüüd niimoodi, et meil mõlemal kassil oli korraga jooksuaeg, üks on emane, üks on isane, nii et vaatame, mis saama hakkab, kas tulevad varsti pojad või tule, kas õnnestus neil seekord või ei õnnestu. Aga isane kass läheb järgmine nädal lõikusele. Ja siis üks päev sai jälle telliskividega mängitud. Ma ikka üritan neid ära kasutada või igal võimalikul moel. Ja seekord mõtlesime, et teeme putuka hotelli. Ikka võiks igas aias olla mingi selline putuka magnet või koht, kus nad saaksid puhata ja käia. Tore on niimoodi mõelda ja loodame, et nad seda ka teevad. Ja siis lihtsalt suva järgi ladusin, mul ei olnud mingit plaani ega mõtet, vaatasin, kuidas tuleb, nii teen. Lihtsalt sättisin koha peal ja mõtlesin, et tuleb see, mis tuleb, et mingit plaani ei olnud. Ja vaatasin, kuidas käsi tahab laduda, nii laon. Ja siis mõtlesin, et teen lihtsalt sellise 2 korrusega, sellise nagu auguga, 2 auku ja siis panen siin nendesse aukudesse siis igasugust manti, mis neile võiks meeldida. Lihtsalt vaatasin enam-vähem, et kivid oleksid igal korrusel ühe suurused ja ei jääks väga viltu ja kiibakaks. Ja sinna vahele ma siis panin igasuguseid asju, mis ma leidsin aiast. Igast oksakesi ja põnn mul tuli kaapi, talle meeldib ka selliseid asju teha. Et pärast selle inspiratsiooni näol tegi endale liivakasti kõrvale ka ühe hotellikese väiksemate kividega. Aga siis korjasime sinna hunniku oksi. Ma olin just sireli ja jasmiini oksi ja selliseid nagu lõiganud vähemaks, et mis on liiga laiali või liiga koledaks läinud. Ja siis tegin need peenemaks ja panin need sinna ilusti vahele. Ja ülemisele korrusele siis peenemaid oksi ja natukene ka seda kõduheina, mis on nagu kollaseks läinud ja paras lõkkesse panna või komposti, aga ma mõtlesin, et paneme siis siia putukatele sinna vahele. Ja siis ka alla korjasime igasuguseid käbisid. Sellest vanast kuuseekist oli järgi jäänud palju selliseid vanu käbisid, mis olid just sellised parajad, mitte veel väga nagu mädased, vaid sellised mõnusad putukate jaoks, ma arvan. Toppisin neid ka sinna alla nii palju, kui mahtus ja tuli väga äge. Vähemalt selline mõnus nokitsemine. Ja siis panin sinna ka ühe selle väikse hanekujukese peale, mis valvab minu putukaid. Et ma arvan, et see sobib sinna hästi. Et selline see väike hotellike sai, panin ta täpselt kasvone kõrvale sinna sireli alla, nii et ja teisel pool vastas on kohe maasika peenar ka, nii et ma loodan, et neile meeldib. Ja siis siia video lõppu üks selline teistmoodi meisterdus, mida ma ei ole kunagi varem teinud. Ma leidsin metsast ühe sellise väga ägeda kännu.
et kui alati, kui ma käin jalutamas kuskil vanade lankide peal või kuskil ja ma näen selliseid kännu läbilõikeid, siis ma ja noh, on mingi huvitava kujuga ka veel, siis ma olen ta kaasa arvanud, näiteks sellise ka, aga sellega ma vist ei tee, sest ta on juba keskelt katki läinud, mõtlen, mis ma sellega teen. Ja siin mu kõrval on ämbris banaanikoored, et need ka lähevad taimedele väetiseks, neile banaanikoortes on väga palju kasulikku, et soovitan neid leotada ja siis kastmisvette lisada. Ja siin on üks vana kandik veel, mille peal see ämber keerutab, selle ma olen siit majast leidnud, see on ka hästi äge, mulle see meeldib ka. See õunapilt on hästi tore ja ma tegelikult olen mõelnud, et võiks selle hõbedase osa nagu kuldseks värvida, mulle meeldib nagu kuldne rohkem. Aga ma mõtlen veel selle üle. Ja siis osad läbilõiked, mis ma olen leidnud, panin siia kasvuhoone ette, minu arust need ka sobivad siia. Mul tegelikult oli kunagi unistus, et terve nagu aia üks tee oleks nendest puidust, kändudest, aga noh, kus sa neid ikka nii palju saad? Et kui ma jälle leian, siis ma jälle lisan. Aga huvitaval kombel see telliskividest tee on väga hästi säilinud, ainult üks kivi on läinud katki, et selle ma pean välja vahetama, et teised kivid on väga tugevad ja vastupidavad olnud ja talve ilusti üle elanud, et ei ole mingisugust pudisemist näha. Aga siis sellele puule ma tükk aega või kännule ma tükk aega mõtlesin, et mida ma siis joonistan, et mis mind see inspireeriks. Ma alguses vaatasin, et ta on natuke nagu kilpkonna kujuga, et see pealmine kaar on nagu kilpkonna kilp ja ühel pool oli nagu pea ja teisel pool jalad, aga siis tuli hoopis idee, et teha üks selline nagu elupuu moodi asi, et saaks sinna alla niimoodi hästi laiali ja haruli neid juuri teha ja peale siis lehed okstega ja tegin nagu hästi kerge väikse sketši ka harilikuga, aga kuna see harilik ei jäänud sellele kännule peale, kuigi ma lihvisin seda päris korralikult, aga need saejooned jäävad ikka näha, aga noh, see mind üldse ei häiri, minust ongi selline huvitav, kui need saejooned on seal peal. Aga noh, maha ma neid natukene lihvisin pehmemaks. Ja siis mõtlesin, et teen põletiga. Vahepeal mõtlesin küll, et teeks pintsliga või millegiga, aga mõtlesin, et ma ei ole kunagi seda põletit veel proovinud, meil on see juba paar aastat olnud käsitöö arsenalide hulgas, aga ei ole jõudnud katsetada, et talv on see aeg, kus seda oleks võinud katsetada ja noh, aega selleks. Aga siis ma ei ole tahtnud seda toas jälle teha, sest selle põletiga on oluline, et sa teed seda kuskil hästi ventileeritud ruumis, et seda suitsu ja kärsahaisu ikkagi tuleb, et õues on seda nagu kõige parem teha. Ja siis ma nüüd olengi võtnud selle kätte ja ära katsetanud ja millegipärast kartsin ka seda teha, sest ma arvasin, et see on hullult aeganõudev ja tülikas, aga ei olnudki. Minu suureks üllatuseks ma tegin selle kännupildi 3 tunniga 1 päeva sees. Et vahepeal tegin, siis jälle ei teinud ja ma arvan, et umbes 3 tundi läks, kui ma pärast niimoodi arvutasin. Et korraga ei jaksa ju nii palju paigal püsidagi, et seda ühe nagu jutiga ära teha. Aga vahepeal jälle toimetad midagi muud ja liigutad oma lihaseid ja konte, mis lähevad muidu kangeks. Ja siis jälle teed edasi. Jah, et see meeldis mulle väga selle tegemine. Ja ma tegin täiesti moodi spontaanselt, et ma ei teinudki siis lõpus enam mingit kavandit sellele, et ma lihtsalt vaatasin, kuidas käsi tahab joonistada ja niimoodi joonistasingi alguses need juured ja hästi harali ja mõned tugevamad, mõned õhemad ja nagu ikka puhul on. Ja siis samamoodi need oksad, et see kännu peale just täpselt selline pilt sobis kõige paremini. Mul on tunne, et see sai väga õige valik selle kännu jaoks. Et ma olen täiesti vaimustades sellest tehnikast, et ma arvan, et seda tasub kindlasti veel proovida. Et peab nüüd lahtiste silmadega ringi käima metsas või lankide peal, kus neid kännu läbilõikeid vedeleb vahest, et vaatama, kui on midagi jälle huvitava kujuga, mis nagu inspireeriks rohkem, et mis pilt sinna võiks tekkida. Et anda sellele nagu uus elu ja
ja nagu öeldakse, lihtsuses peitub võlu, et mida lihtsam, seda uhkem minu arvates. Ei peagi tegema mingeid imekeerulisi pilte, et ma ei ole mingi kunstnik, et ma ei oskagi mingi väga keerulisi pilte teha, et tehagi selliseid lihtsaid ja nunnusid. Et ma nüüd veel mõtlen, millega ma selle üle töötan, ma seda veel ei ole teinud. Kas ma siis lakin selle millegiga üle või õlitan või teen vahaga. Et mesilasvahaga võiks ju ka teha seda mul ka natuke on, et seda siis peab sulatama. Tehakse ju mingi vahakreemiga või kuidagi, aga ma pean veel seda asja uurima. Ja siis ma panin teise otsiku, millega ma tegin neid lehti, sest ma mõtlesin, et ma ei hakka neid lehti tegema niimoodi kriipsu haaval, et see oleks võtnud põhiaja, et ma seda ei hakanud tegema, et tänu sellele, et ma sain selle spetsiaalse otsikuga tehtud, läks ka selle pildi tegemine nagu oluliselt kiiremini. Siin on siis puu juba täis lehtes ja on ka teine pilt juba, et täitsa nagu nii olekski võinud jätta, aga siis ma mõtlesin, et teen ka mõned lilleõiekesed sinna vahele, et oleks veel kevadisem ja ilusam ja siis siin ongi juba valmis see känd. Aga selline see video seekord sai. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, pane like ja kohtumine juba järgmine kord siis. Olge tublid!